põhiline motosid, millega mina nagu edasi toimetan või üldse toimetan, on see, et elu maal on võimalik. Eks siin tuleb vangerdada, mõelda, erinevaid ideid genereerida, et ega meie ka ju ainult koha peal ei ole, et me käime ka väliüritustel, järjest sagedamini külastame Tallinnat, et nii ta on. Aga ma arvan, et selles, et ma elan maal ja käin siis nii-öelda raha korjamas Tallinnas, ei ole ju midagi paha. Minul on olnud suur õnn käia, ma arvan, kuskil 10 erinevas Euroopa Liidu riigis õppereisil ja kindlasti hoidnud silmad lahti, et näha, kuidas seal tehakse analoogilist tegevust, nagu mina tahan, mida ma teen. Kõige eredamalt ja kõige suurema tõuke on mulle andnud 2009 aastal, kui me külastasime Bornholmi saart. Et see oli see lõplik tõuge, mis pani mind tegutsema niimoodi, nagu ma tegutsen. Ja just see väljund, et ise teen ja ise müün, oli siis see, mida ma nagu Bornholmil nägin, et nii on võimalik. Kindlasti on kiirendanud need Euroopa Liidu toetused ettevõtte arengut. Me saimegi siis alustava ettevõtja toetust. See investeering läks siis savikrohvi tootmismasinate soetamisele. Järgmise etapina küsisime raha siis Põlvamaa Liiter programmist ja siis me laiendasime seda tootmist siis nii-öelda, ostsime juurde erinevaid seadmeid. Ja nüüd juba siis 2 aastat tagasi tegelikult ettevõtte suutis osta nagu uue seadme ilma Euroopa Liidu toetuseta. Millised on sinu õigused ja võimalused Euroopa Liidu kodanikuna? Kuidas leida üles endale vajalik informatsioon? Vastused saad Europe Direct teabekeskusest, mis asub Põlva maavalitsuses aadressil Kesk 20 Põlva.